Teisipäeval 8. aprillil said Valga ja Valka korrakaitsjad omal nahal kogeda tavapärasest teistsugust transporti, kui südamenädala raames toimunud elamusmatk algas tunniajase sõiduga Kaitseliidu veokikastis. Kuigi sõit pakkus parajalt elamusi, jäid kõik seiklusliku transpordiga rahule, kuid olid siiski õnnelikud, et olid jõudnud sihtpunkti, Mustjõe äärde, kus retk jätkus 2 militaarpaadiga. Sa võtsid Birgit üle ühe vee või? Jaa, ei võtta käes. Pead kahte lehte võtsid. Вот так, чтобы перевернулась вообще. Me jäime kõhu peale ja mootor kärstas ka läbi. Anna, ma räägin, ei kärsta midagi. Me oleme siin kuskil puu peal, aga mootoril nagu ei jõudu üldse, ei minna. Kaptenid jah, laske minna. Vajume niisama ka sinna kohale. Õnneks on allavoolu vaatanud. Mis õige elamusmatk see oleks, kui kõik läheks nii nagu plaanitud ja viperusteta. Nii ei möödunud veerand tundigi, kui paat tüüris roikale ning mootor andis otsad. Edasi jätkus retk kondimootori toel ning lätlased said demonstreerida oma aerutamisoskust. Õnneks ei läinud kaua, kui teine paatkond toimetas meieni töökorras paadimootori. Kuigi mootori hääle ja haisu põhjal hinnates oli ka uuel mootoril tükk tööd, et militaarpaadis korrakaitsjaid ja 2 ajakirjanikku sihtpunkti toimetada, sai ta sellega siiski hakkama ning Tellingumäel ootasid ees juba sportlikud võistlused. Vahvad ühistegemised Läti kolleegidega on Valga politseijaoskonna juhi Tiit Alliku sõnul olnud tavaks juba aastaid. Me oleme Läti kolleegidega teinud palju üritusi. Need on seotud nii tööalaste asjadega kui ka siis vaba aja veetmisega. Ja eks iga-aastane traditsioon ole olnud ka südamenädala raames selline sportlik üritus. Nii et pigem saab nimetada seda traditsiooniks, mis on olnud ja mis jääb ka tulevikku. Meeleoluka tegevuskava paikapanemine ja väljamõtlemine pole Alliku sõnul ühe inimese teene. Eks iga ürituse organiseerimine ja läbiviimine on ju meeskonnatöö. Nii et ühel tuleb üks mõte, teisel tuleb mõte, need pannakse kokku ja lõpuks saabki üks korralik ja hea üritus. Esimese mänguna seoti inimesed niidiga 3 kaupa punti ning eesmärgiks oli kõige kiiremini jõuda Tellingumäele, ilma et niit puruneks. Tippu jõudes tuli katki puhuda kummikinnas. Endast igasuguses vanuses korrakaitsjaid mööda kihutamas nähes sai selgeks, et Valga Valkat valvavad väga heas füüsilises vormis mehed ja naised. Teise mänguna pandi proovile inimeste silmamõõt, ehk et tuli ära arvata, kui kaugel asub teatud teadete tahvel ning metsatukk. Et mitte unustada tõika, et retk toimus ikkagi südamenädala raames ja rõhk on tervislikkusel, tuli kokku panna ka toidupüramiidi puslet. Edasi kulges kaksiklinna korravalvurite teekond juba ilma, et ajakirjanikud oleksid kullipilguga kõike toimuvat jälginud. Edasi jätkub meil paadimatk, siis on üks jalutuskäik, veel on autosõitu, siis on väike kehakinnitus, mõningad sportlikud mängud ning huvitav autosõit siis kodu tagasi. Et päris pikk tegevus on meil edaspidi plaanis. Hetkel, mil retk oli alles täies hoos, võis Alliku sõnul juba päeva igati korda läinuks lugeda. Iga plaan on ju mõeldud selleks, et ta päris täpselt ju ei toimi. Eks meil ka juhtusid siin väikesed äpaldused, aga see teebki asja just selliseks, nagu ta olema peab, loomulikuks ja normaalseks. Nii et mina usun küll, et vaadates siin oma inimesi, meie inimesi, on küllalt põhjust rahuloluks ja ma usun, et veel paremad asjad on meil ees.